Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad. Ja sealt tuleb vahelt lõige. Nüüd Janari Jõesaar, näita nüüd, mis sa oskad. Lenda, Janari, enda! Ja Janari lendab sealt ja vajutab 2 ära. Ja saab sealt Ranulja! Jõesaar läheb ja vajutab selle mehe maa alla. Vaadake siit! Jõesaar on sel hooajal tegelikult ikkagist väga hea Tartu eest olnud. Jõesaar jeszcze raz za 3, jeszcze raz skutecznie. Janari Jõesaar. Pikal vigastuspausil olevast Janari Jõesaarest isale sarnaselt võrkpallurit ei saanud, kuid seevastu on 29-aastane mängumees tänaseks päevaks esindanud juba 45 mängu jooksul korvpalli rahvuskoondist. Mina noorest saati puhkustel või kuskile ikka kõksisin isaga kogu aeg võrkpalli, eks ma olin päris osav, aga lõpuks vist ei saanud piisavalt palju joosta selle mänguga ja seda ma tahtsin nagu rohkem joosta ja korvpall tundus parem valik. Sa alustasid korvpalliteed legendaarsest Taba 89 korvpalliklubis Priit Paama ja Elle Lappi käe all. Palju sa üldse nendest esimestest aastatest mäletad? Ma läksin nagu esimene aasta vanemate gruppi, et siis ma nagu olin veidike nagu olin tallaalune seal vanemate juures, vanemate mängijate juures, aga ei, mulle nagu üldiselt ka meeldis korvpall piisavalt palju, et jätkata seal ja sain hakkama. Poistel naistreener Elle Laps ei ole ka selline võib-olla kõige tavapärasem näide, et kas ühel hetkel juba poisikrutid kasvasid naistreeneri natukene üle peaga? Jah, selles mõttes alguses oli nagu okei, et noored poisid 10, 11, 12 aastased, et naisterahvas saab väga hästi nagu hakkama nendega, aga lõpuks, kui seal nagu vanus hakkas juba 13 tulema, poisid olid hullikesed ja ei kuulanud enam võib-olla nii hästi sõna ja Elle Lapp ka võib-olla sellel hetkel ei soovinud, mitte ei soovinud, vaid lihtsalt ei teinud piisavalt head trenni, et poisid areneksid. Su võrkpallurist isa käis juba tänasest jutust läbi ja tema siis lõi uue korvpalliklubi, kuhu sa siis läksid edasi treenima, mängima. Kas see oli ka üks ajend, et mingis mõttes võib-olla see uus klubi tekkis just nimelt sinu pärast? Jah, isa on ikka maininud, et minu pärast tegi seda. Kui palju see tõsi on, ei tea, aga ma usun ikka, et ta tegi ikkagi seda minu pärast, tahtis mulle tulevikuks head arengut, mingi see nagu tugevama treeneri käe all mängimine ja kõik see nagu oli osa sellest tema mõttest, et tegigi selle Salva Tartu klubi ja palkas sinna sellele ajal kõvema treeneri Aivo Erkmaa. Keskkoolis juba tekkis võimalus minna Hispaaniasse kõrgliiga klubi Zaragoza noortesüsteemi. Kuidas selline variant üldse sinu jaoks tekkida? Olid seal mingid sidemed kellegagi või pandi sulle juba varakult silm peal? Ma mäletan, ma olin 17-aastane siis ja ma ei mäleta, kas oli see Balti Cup või Baltic Sea Cup või mingi siuke asi, et noorte turniir ja seal ma mäletan, et mul läks päris hästi ja sellel hetkel nagu olid paljud skaudid olid kohal. Mäletan, et treener Toomas Annuk kunagi vist mainis, et need sul tulevad siin, et tullakse silma peal hoidma ja nii edasi, et sa pead hästi mängima ja mul läkski hästi ja kohe pärast mängu Audenteses oli mäng, ma mäletan, et kui läksime pärast lõdvestusringile sinna maneesi kõndima, siis tuli ikka üks skaut kohale ja siis ma andsin Toomas Annuki kontaktid talle edasi ja siis läbi Toomas Annuki hakkas see suhtlus käima. Üks otsustav moment oli, kui ta pani üle Gordon Herberti poja nagu päris efektselt pealt, et see nagu äratas hästi paljudel sellist tippskautide tähelepanu ja mina siis hakkasin sealt suhtlema U-Firsti skauti Salva Mendesega, kes on, olen korduvalt rääkinud seal alates Borzingisest kuni muude meesteni siit Baltikumist viinud laia maailma ja 2011 märtsi alguses siis tuligi Salvalt nagu sõnum, et vaata meili peale, et Zaragozat tal lepingu pakkumine, kui ma õieti mäletan, oli see 3-aastane
et vaadake läbi, otsustage ja noh, rääkisin tema isa Alariga, Alar ütles, et sina oled seda asja vedanud, et jumala eest, poiss tahab ise minna ja noh, sel hetkel oli meil seal Tartu klubiga natuke eriarvamusi karjääri jätkamise osas, seal pakuti selliseid lepinguid, mida praegu vist NBA-s pakutakse seal nagu 7 aastat ja umbes nii, aga Janar oli selles mõttes päris konkreetne, et see leping lükati sinna kohvitassi alla peitu ja sinna ta jäigi tal ja läksime märtsi alguses Saragossasse ja koos olime seal 3-4 päeva. Lennujaamast tuli talle vastu siis tema esimene agent Alex Formento, kes praegu on Baskonia abitreener muideks Pedaroia kõrval. Et tema tunneb nagu Eesti mängijad väga hästi ja Alex tegi meile seal Barcelonas tuuri ja järgmine päev pandi meid rongi peale ja läksime Saragossasse ja siis me seal olime 3-4 päeva, tutvustati klubi ja viidi meid koos sponsoritega Baskoniasse mängule ja selline väga meeldejääv reis oli. Saragossas 3-aastane leping, no sellist asja ka võib-olla päris iga päev ei näe, aga pikalt see matk kahjuks ei kestnud. 3 kuu pärast olid tagasi Eestis. Räägi nendest põhjustest. Mul oli sellel ajal see hüppaja põlve nii-öelda trauma või valu, et see nagu kindlasti häiris sellel hetkel, et treener ka alguses hoidis mind selle ideega, et ma saaks nii-öelda paraneksin, saaksin sellest vigastusest välja. Aga lõpuks tuli ikkagi välja, et tal ei meeldinud minu mäng, et jah, ta ütles mulle, et ma ei saa kuidagi seda noortesatsigi abistada. Ja. Eestisse sa pikemalt pidama ei jäänud, kohe sealt edasi Ameerikasse Sunrise'i, kus ka tegelikult paljud teised Eesti noorkorvpallurid on läbi käinud 2 aastat ja said seal ka siis keskkooli paberi kätte. Jah, selles mõttes oli Toomas Annuki kaudu tekkis meil niisugune isik, kes oli seal nii-öelda Mississippis abitreener ja tema nii-öelda paigutas mind sinna USA-sse, see abitreener Mississippis. Et jah, kuidagi võeti ühendust, ma ei mäleta nüüd täpselt kuidas, aga jällegi Toomas Annuk oli üks nendest isikutest, kes väga nagu abiks oli mulle nii-öelda agendina sellel hetkel. Noh, kes teda mängimas näinud, ikka saavad aru, et tal see nina ja vaistu on päris kõvasti, et kõik teavad seda lauapalli asja, aga kindlasti Janari on selline kutt, et ükskõik mis pallide kätte võtab või jalaga lööb, et see tal hästi välja tuleb, et see oli nagu jäi kohe silma, et kui laagritis jalgpalli mängisime või ta on ju võrkpalli taustaga ka ja kõik need pallimängud olid täpselt nagu tema jaoks loodud, et see jäi silma, see on nagu on asi, mida sa võib-olla väga palju õpetada ei saagi, et see vaist ja pallitunnetus ja loomulikult ka need füüsilised parameetrid piisavad selline atleetlikkus juba noores eas, et pluss nagu sel hetkel ütlemata terav pöid, mis nagu pakkus väga efektset momente mängus. No persoonina on kindlasti nagu hea südamega inimene, selline mõnes mõttes korvpalliväljakul on see tema mina nagu päris nagu olulisel kohal temaga vestelda, et mina tahan palli ja miks ma palli ei saa ja nagu neid vestlusi meil maru palju olnud kusjuures. Aga selline hästi nagu sõbraliku ja hea suhtlejaga on tegemist loomulikult. Et kellele nagu see sportlase elu tegelikult meeldib ja kes on seda nautinud ja ta on selline vahetu ja siiras, ma arvan, et sellist nagu midagi nagu sellist võltsi tema puhul ma nagu ei oska täheldada. Et pigem selline vahetu ja siiras ja avameelne kutt. Janari Josar was red hot early. It's the 3-pointer there. Kuidas need 2 aastat Ameerikas sind ülikooliks ette valmistasid? No oli see teadlik, et sa oled seal Sunrise'is ja siis see ongi nii-öelda selline ettevalmistav periood selleks ülikooli protsessiks, et tänasel päeval, paranda mind, kui ma eksin, tegu ongi ju nii-öelda prep school'iga, mis siis peakski mängijaid ette valmistama, et nad oleksid selleks ülikooli korvpalliks valmis. Jah, oligi nagu selle ideega mindud sinna USA-sse, et käid oma keskkooli ära ja siis oledki nii-öelda ennast ära lubanud sinna Mississippi ülikooli. Noh, siuke teema oli minuga. Et käid 2 aastat seal koolis ära, sellele hetkel veel prep school'i nii-öelda ei olnud ettevalmistuskooli, vaid oligi lihtsalt keskkool ja 2 aastat siin ära käidud ja oligi jah. Ma arvan, et see nagu valmistas mind päris hästi ette tegelikult. Kõik, see oli väga hea programm meil seal Sunrise'is ja kindlasti aitas nagu inimesena paremaks saada kui ka mängijana. Aga pärast esimest ülikooli aastat ikkagi
tekkis taas tagasilöök ja võib vist öelda, et sinu karjääri jooksul vigastused on toimetamisi vist ikkagi omajagu pärssinud. Kindlasti. Jah, siuksed õnnetud olukorrad nagu siuksed liiga aktiivne mängumees. Võib-olla tõesti jah, peab natuke vähem lauas käima võib-olla ja ennast säästma, aga jah, kahjuks lihtsalt nagu ajastustega on läinud natukene nihu, et ja esimesele ülikooli aastale mängulises mõttes see jättis vist tagantjärele mõeldes ikkagi päris tugev hoobi. Kindlasti. Jah, loomulikult see Mississippi kool oli nii-öelda suurem kool kui see Texas, kus ma järgmine aasta läksin, aga jah, kahju loomulikult, et ei saanud nii-öelda käima ennast. Treeneri sõnul, ma olin kõigepealt 4 kuud väljas selle jala pärast ja siis oli alati nagu treeneri sõnul ma proovisin järele jõuda terve hooaeg nagu teistele. Et kahjuks ma nii-öelda seda vist treeneri sõnul nagu ei jõudnud teha, et põhjus ka, miks ta mind ei mängitanud. Lõpuks ikkagi saad aru, et asi ei ole ainult selle järele jõudmises, et pigem on ikkagi treeneri otsus täielikult, et kui ta ei näe mind seal mängijana, siis mul ei ole mõtet ka seal olla. Et saigi kokku räägitud, et lasevad mind minema ja mina saan siis nagu omale kooli valida ja siis nii läksin. Gosar connects for 3. I just want to do my job, get boards. Points are just coming from the rebounds mostly, I would say. I mean, I think that's what I got to do. Just get enough points, get the rebounds. 13 rebounds again, did an unbelievable job. I don't know how many points he had, about 20 points, 7 for 12 from the field. Ja tavaliselt ollakse Ameerikas ikkagi vähemalt 4 aastat, nii palju need õpingud peaks kestma, aga sina olid pärast 2 aastat tagasi Eestis. Räägi võib-olla nendest põhjustest. Põhjus oli kerge selle koha pealt. Ma ise keerasin õpingud nii-öelda kihva, et arvestades, kui hästi ma nagu hooaja punkte viskasin ja kõike, millise hooaja ma tegin, siis ma olin kuidagi endast nii enesekindel, et nüüd ma saan järgmine aasta kohe hea lepingu ja eks olin nagu tõusin natukene tõusin natukene pilvedesse, et siis ma nagu jätsin kooli soiku ja siis tekkis nii-öelda oma esimene armastus seal ja see ka, sellele tahtsid keskenduda ja et oligi kahjuks õppida nagu ei meeldinud kunagi, et siis tegin ka otsuse, et õpinguid ei jätka ja tulen Eestisse ja sellel ajal siis nagu kogu aeg ju kirjutati agentide poolt, et tahaks minuga tööd teha ja nii edasi, et siis ma siis mõtlesin, et mul on nii suur valik ja et midagi siis head leiame. Janari Josar from behind the arc. Bronx out to a 5-2 lead. Pärast 4 aastat Ameerikas otsis Janari koos agendiga väljundit Euroopast. Esimeseks peatuspaigaks sai Rapla, kuhu teatud põhjustel küll liialt pikalt pidama ei jäänud. Tegelikult oli idee, et see suvi, kui ma tulin USA-st tagasi, agent otsib mulle midagi ja eeldatavasti nagu leiab, et kuna mul oli hea statistika seal viimane aasta USA-s, siis mõtlesingi lihtsalt just läksin juba, ma arvan, juuni lõpp või juulis läksin Raplasse, et ennast vormis hoida. Nagu ühinesin nende treeningutega alguses nagu lihtsalt enda pärast ja siis nagu pakuti võimalust treenida. Aga siis hiljem juba oli jutt, et võiks nagu Raplasse siis jääda, et praegu poole suvega mitme kuuga pole mingit lepingut tulnud, mingit pakkumist, et siis teeks nagu Raplaga lepingu. Selle lepinguga kuidagi viivitati, eks seal olid iganes rahasumma seal nagu mängus oli, et ei leitud ühesõnaga ühist kokkulepet piisavalt kiiresti, et siis sellel hetkel juba tuli suve lõpupoole tuli pakkumine Rootsist, et läksin päeva pealt ära sealt Raplast. Ja Rootsist tegi pakkumise siis Jaan Puideti, endine koduklubi Champion Basket, aga üsna pensik lugu vist, miks sinna lõpuks minemata jäi? Tuli mulle kiri, et ma pean kaitseväe komisjoni minema arstliku nagu komisjoni. Ja siis ma küsisin klubilt, et saaks nädala pärast tulla, et
öeldi kõigepealt jah-sõna, et saadavad lepingu, aga paari päevaga oligi nii, et otsustati ikkagi ümber, nad otsivad teisele positsioonile mängijat. Aga noh, mina jäin sinna õhku nii-öelda. Jäid ripakile ja siis läks Janari alles põnevaks, kui sind leidis üles või kas sina leidsid üles, siis vana hea Muruniidukite töökoja Rakveres ehk siis Andres Sõber ja Janari Jõesaar said vist teistkordselt karjääri jooksul juba kokku. Olin just isa juures külas ja tuli kõne ja et küsis, kus oled, mis teed, et enne puhkan isa juures ja et see väga hea homme oled Rakveres. Noh, siis põhimõtteliselt oligi päev 2 hiljem läksin Rakverre ja nii-öelda olin kohal, tegin trenni. Ja Raabi käes on pall ja sinna ette Jõesaar jälle enda, Janari lenda ja Janari lendab sealt. Aga kõik vist ikkagi Rakveres päris nii välja ei kukkunud, nagu võib-olla, et sina tahtsid ja ka Andres tahtis. Ma ei taha näppu näidata kellegi peale. Kindlasti ma olin veel noor mängija, ei olnud kogenud ja nii edasi, et sellel aastal Rakveres oli palju välismaalasi ees, kes olid nii-öelda siis juba tegijamad mehed, et ei saanud jah kahjuks nii palju mänguplatsile, kui oleks soovinud. Ja pärast Tarva hooaega tee Tartusse ja see oli nüüd küll aasta, kus võib öelda, et Jõesaar ikkagi sai esimest korda meeste korvpallis jala ukse vahel. Gert Kullamäe võttis enda käe alla ja usaldas mind ja ma eeldan, et ma siis sain ka nii-öelda näidata ennast. Jõesaar ja võtab temagi kolmese ja paneb temagi ära. Ja Jõesaar on sel hooajal tegelikult ikkagi väga hea Tartu eest olnud ja leidnud ka sellise stabiilsuse nüüd viimasel ajal. Seal ma mäletan, et isegi ma sain mängida kattest mängu, et andis kindlasti enesekindlust see juurde ja sain ise teha ja kindlasti see aitas kaasa. Läbimurde hooaeg Tartus ja ilmselgelt, kes muu kui Kalev Cramo hakkab kohe huvi tundma. Seal ilmselt oli ikkagi see mängus, et tekkis võimalus mängida tugevas VTB ühisliigas. Juba Tartu hooajal Varrak võttis ühendust järgmiseks hooajaks nii-öelda, et jah, kindlasti suur õpe minu jaoks, et mängida VTB liigat, mis on ju tegelikult väga tugev, eks. Ja Varrak ka kohe lasi mulle kõvasti mängida ja enesekindlust koguda veel, et ma VTB-s kohe alguses, seni kuni Varrak seal oli, ma arvan, et ma panin ka keskmiselt 13 punkti seal või midagi siukest, et siis ma Varraku all veel mängisin natukene kattest näiteks, aga Varrak nii-öelda lahkus klubist pärast 5-6 VTB mängu ja siis nagu läks jälle korra keerulisemaks selle uue treeneriga, kes meil oli, et. Tahad sa sellest uuest treenerist natuke võib-olla rääkida? Donald Askairis tuli meile sinna, et jah, ma Donald Askairisele ei meeldinud kohe. Oskad sa analüüsida võib-olla, miks Askairisele ei meeldinud, et kui sa selle nagu siin niimoodi otse välja ütlesid, et mis need põhjused võisid olla? Olid need mingid mängulised, olid need isiklikud, sest et ega nii palju, kui on läbi kumanud, ega ta kõige kergem persoon ise ka ei olnud? Ei olnud. Jah, sellest ikka nagu siuke kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, ikka siuke nagu sõjakooli vend põhimõtteliselt, et ma räägin, esimene trenn pandi meid keskjoonele üksteisele vastamisi seisma ja pidime numbreid hakkama lugema kõva häälega. Temal oli tähtis, et kõva häälega loeks, eks ole. Et siuke jah, teistsugune täielikult, mida ei olnud varem kogenud ja alguses ma jälle ei meeldinud talle, siis lõpuks jäi mulje, et tal ei jäänud muud võimalust, kui mind kasutada ja siis lõpuks hakkasin meeldima. Esmakordselt sai Jõesaar suurt korvpalli tunda, kui edukate aastate järel Eesti klubides sõlmis ta 1,5-aastase lepingu Hispaania kõrgliiga klubiga Tenerife. Euroopa tugevaima liiga karjäär küll esialgu ülemäära pikaks ei osutunud, kui järjekordne vigastus tõi ta taas tagasi PC Kalev Cramosse. Tekkis jälle mingine varbaluuga või mingi asi seal varba juures läks jälle katki ja idee poolest tahaks pidanud operatsioonile kohe minema, aga otsustasin, et ma ei lähe kohe, et proovin ikka hooaja lõpuni mängida Tenerifel, aga ta ei olnud nii-öelda kõige parem otsus, et ei lasknud nii hästi mängida. Vigastused söögi alla, söögi peale, ilmselt oled külastunud mitmeid arste, oled saanud sa mingit sorti tagasisidet ka, et miks see Jõesaar siis oma karjääri jooksul ikkagi niivõrd palju katki on olnud? Ei ole siukest nagu teemat otseselt, et kõik tegelikult on ikkagi mängulistes olukordades juhtunud ja ikkagi traumad? Jah, pigem traumad.
korra senise karjääri jooksul on koondislane saanud veelgi Hispaania liiga taset maitsta, kui hooaeg hiljem sai ta 4 mängu kirja Manresa meeskonna koosseisus. Aasta hiljem sai aset leidma aga senise karjääri üks suurimaid õnnestumisi, kui lätlase Robert Stelmachersi käe all võideti esmakordselt Cramoga Eesti-Läti korvpalliliiga tiitel. Stelmachersiga isiklikus plaanis oli väga hea klapp, tema juba nagu suvel soovis mind ise ja teadis, milline ma olen, et ta oli varem ka siin nii-öelda Lätis treener olnud ja et teadis, mida oodata minust ja sellega ta sai ja oli väga rahul ja klapp oli hea. No kuidas sellel meeskonnal tagasi vaatad just võib-olla nende võõrleegionäride osas? Tänasel päeval Prantsusmaa kõrgliigas kõva mängu tegev Markus Kiin, Devin Thomas oli korvi all, Maurice Kemp paneb praegu Iisraeli liigas hullu, et tegelikult olid kõik ikkagi sellised päris tugevad välismängijad, kui vaadata, mis nad praegu teevad. Meeskonna sisekliima oli väga lahe ja olid head inimesed ja kindlasti head mängumehed, et see oli nagu tähtis, et me ei hakanud nagu üle oma varju hüppama, et kogu aeg kõik oli tasakaalus seal ja nii-öelda mootor toimis. Pärast Eesti-Läti liiga tiitlit läksid sa Saksamaale esmakordselt oma karjääri jooksul. Palju sul üldse muid pakkumisi oli sel hetkel, arvestades, nagu ma mainisin, sa tegid ikkagi ka individuaalses plaanis väga korraliku hooaja? Nii täpselt ei mäleta, aga mõningad ikka olid, et teistes liigades ma ei mäleta, kust täpselt, aga kõige rohkem jäi silma ikkagi Saksamaa ja nii-öelda treener võttis minuga ühendust ja rääkis omapoolse jutu ära ja mulle nagu see sobis ja kohale minnes ka tõestas, et olin tema mängija. Aga meil oli ka palju nagu koroona ajal siin sellist ebaõnne nii vigastustega kui ka koroonaga, et vahest me mängisime isegi 6 mängijaga, et ma mängisin 4 ja 5 positsiooni siin. Et natukene oli ebaõnne, aga muidu ma arvan, et me ikkagi mängisime päris hästi seal ja nagu jäin üldiselt hooaega rahule peale vigastuse, mis 2 kuud ära lõikas sellest nii-öelda hooajast, aga muidu liiga on kõva ikkagi. Aga seda juttu ei olnud, et paneks seal 1 aasta veel? Tead, natukene ise nagu tegi kurvaks, et oleks tahtnud selle treeneri all veel edasi mängida. Ta läks siis nii-öelda sinna Hamburgi, kus Kotsar enne oli, et ma isegi nagu lootsin ja meil sai midagi räägitud, et ta võtab ka mind sinna nii-öelda kaasa järgmine aasta, aga lõpuks ikkagi ütles, et ta otsib natukene teistsugust mängijat sellele positsioonile. Et jah, kahjuks see nagu jäi kripeldama veidikene, et nii läks, aga samas Poola tuli asemele. Joesar jeszcze raz za 3, jeszcze raz skutecznie Janari Joesar. Poolas läks nagu läks, hooaja algus oli väga ilus, pärast EM-i Milanas olid väga hea soos, tegid esimesed mängud ikkagi väga ilusad, aga tundub, et selle koondise pealt ikkagi tuli lõivu maksta ja see põlv lõpuks ühel või varem või hiljem pidi ilmselt järgi andma. Jah, tegelikult kõik algas sellest Saksamaa hüppeliigese vigastusest, et kui selle vigastasin, siis mitu kuud karkudel põhimõtteliselt ja enamus koormus läks teisele jalale ja tuli see nii-öelda vana hüppajapõlve jama jälle peale ja siis muudkui see valu kestis ja lõpuks siis nagu suvel, et mängida saaks, tegid siuksed valuvaigistavad süstid, et mis siis nii-öelda olid mõnes mõttes ohtlikud, et õrendavad seda kõhre asju seal ja et jah, kahjuks teadsin riskist, et nii võib minna, aga jah, tahtsin ikkagi EM-il ära mängida ja lootsin parimat, et nii ei juhtu, aga kahjuks ikkagi lõpuks andis järele. Ehk siis piltlikult võib öelda, et Janari Jõesaar kodumaa hinnaga on hetkel aastasel vigastuspausil. Jah, kui nii sõnadesse panna, siis võib-olla võib öelda jah, et ikkagi proovisin nii-öelda ka endale nagu ei tea, kuna järgmine võimalus tuleb EM-il mängida, et kindlasti tahtsin nagu Eestit aidata ja ka ennast aidata sellega, et olen vähemalt EM-il ära käinud ja
äkki mängid hästi seal ja jääd veel kuskil Euroliiga klubile silma või mis iganes, et selles mõttes ta oli mingi moel riski business, aga jah. Hetkel vigastuspausil oleva Jõesaare päevad erinevad omajagu tavalise korvpalluri igapäevaelust. Hommikul ärkan, otseselt kellaaega ei ole pannud endale, kuna ärkan, aga ärkan, väike kohv, lähen Audentesesse trenni ja teen jõudu. Nüüd jooksen, viskan, nii et hommikul jah, väike trenn ja koju jõuan pärast trenni siis uinak, siis lähen metsa, discgolfi mängima ja õhtul ikka viskan kuskile diivanile pikali, vaatan mingit YouTube'i või filmi või midagi. Ja nii ta on, õhtul magama siis. Kui me räägime trennist, sa mainisid siin jõusaalid, jooksud, asjad praeguses faasis, mida sa teha veel ei saa korvpalli mõistes, et mida sa veel nii-öelda ootama pead? Praegu veel ei hüppa nii-öelda ja jookse sprinte ja hüppa nii kõrgele kui võimalik, et praegu pigem tutvustan lihtsalt enda kehale selliseid uusi nagu liikumisi, et aga arvatavasti siin järgmise kuu jooksul juba saab hakata nagu vähe kiiremini liigutama, et praegu on pigem selline, nagu ma ütlesin, tutvustus. Korvpallimängust eemalolek on toonud kahekordse Eesti meistri igapäeva tänu lisandunud ajaressursile paeluva discgolfi harrastuse. Ta on mul tegelikult juba aastaid olnud hobi, muidu olen alati ainult suviti põhimõtteliselt mängida saanud, kui olen välismaal olnud või siin nii-öelda hooaja keskel ka ei jõua nii palju käia siin mängimas, et see aasta oli esimest korda, kui ma talve discgolfi mängisin, et natukene teine teema. Kui tõsiseks ja heaks discgolferiks sa ennast ise pead? Harju keskmine tegelikult, et ma ei võta seda nagu nii tõsiselt, et praegu miks ma nagu olen rohkem mängima hakanud, ongi see, et nii palju vaba aega on ja teiseks, et tahaks ka jalga liikuvuses hoida kogu aeg, et natukenegi koormust, et saaks sammud täis. Ma olen ikka mõelnud kaua mängida, aga praegu mul motiveerib see, et ma olengi kanguriga näiteks siin kihvleo teinud, et kaua ma mängin, aga kindlasti tahaks 37-38 tahaks küll veel mängida, et nii-öelda kas või Kalev Cramos või siin, ütleme kõrgliigas, Eesti kõrgliigas kas või, et seni proovin ikkagi välismaal hakkama saada ja see oleneb kaua ja kuidas läheb. Aastaid tagasi VTB ühisliigas häid esitusi tehes jäi kõrgelennuline mängumees silma nii mõnelegi rahakale Venemaa meeskonnale. Kõigepealt oli Lokomotiiv sellel ajal, kui ma Tenerifele läksin. Mul oligi valida, kas Lokomotiiv või Tenerife, aga Tenerife oli see 1+1 ja Lokomotiiv oli siis järgmiseks hooajaks. Aga ma tegelikult ikkagi ma mõtlesin, et ma saaks Venemaale tagasi tulevikus, et raha teenida nii-öelda, et tahaks nagu ikkagi Hispaanias. Rahaliselt ma eeldan, et ikkagi Venemaalt pakuti suuremaid pakke. Ikka. Aga lihtsalt ma tahtsin nagu siin ikkagi Euroopas, Hispaanias nagu jala vahele saada. Pakuti päikest rohkem. Jah, võib-olla tõesti. Aga jah, Kuban, siis Enissei, Saratov ja nüüd tuli Niisni seal vahepeal, nüüd tuli jälle Niisni. Et ikka, ütleme, neli meeskonda on proovinud nii-öelda pakkumist teha. Teeb tuju jääks küll, kui sellist nimekirja siin ette lugeda? Mõnes mõttes teeb, aga et kui käid korra Venemaal ära näiteks, teed põhimõtteliselt Cramos 3 hooaega selle ajaga. Selle raha eest, et kindlasti rahad on suuremad, et miks mitte. Sooviks ikka lõppude lõpuks kuskil kõrgsatsis mängida, kõrges satsis, heas satsis, et ma Poolaga päris võib-olla ei piirduks, aga samas mõnes mõttes nagu tahaks ka nagu niisugust võib-olla pikemaajalist lepingut, et oleks väike kindlustunne ja et saaks natuke paiksemaks, et see nii nagu edasi-tagasi liikumine kuskilt, see ka nagu väga tore ei ole.
koondises 45 mängu ametlikku seni kirjas. No 1-2 EM-i võiks ka ikkagi veel karjääri sisse, ma arvan, ära mahtuda. Tahaks ikka, jah. Selle nimel tahab püüelda. Sellist halba maitset sellest viimasest Milanost nüüd selles osas ju sisse ikkagi ei jäänud, et see põlvevigastus tinglikult nagu tuli sealt ikkagi sellest. Ei, ta ei tulnud otseselt sealt. No selles mõttes, ma teadsin riske varasemalt, et muidugi esimene nii-öelda see kõvem valu, mis arvatavasti natukene tegi seda neid sidemeid katki, oligi muidugi loomulikult esimene mäng Itaalia vastu seal EM-il, aga nagu arst ütles, et varem või hiljem, et jah, nii on. Mängija karjääri järgselt sooviks Tartust pärit koondislane eelkõige spordipoolega seotuks jääda. Mingid mõtted ikka on, et võib-olla hakkaks ise agendiks kunagi, et jääks nagu mingil moel ikkagi korvpalli juurde, et treeneri, ma ei kujutaks ette, et ma olen nagu treener, et ma ei tunne, et oleks seda treeneri verde sees, et pigem kas siis lihtsalt kuskile klubi juurde mingi tegevjuhiks või siis agendi töö võib-olla. Võrkpalliklubi isalt ikkagi nagu otseselt ei tahaks, aga see kõik, mis nii-öelda, mis tal seal kaasneb sellega, kõik need sporditarvete firma, et võib-olla sellega midagi võib-olla hakkaks peale, aga ma arvan, et praegu on sellele veel vara mõelda, et kas just sinna, et praegu hoian silmad lahti ja äkki tuleb mingi tore mõte veel selle karjääri jooksul. Rahvuskoondislane Janari Jõesaar on potentsiaali mõistes kindlasti üks Eesti andekamaid korvpallureid, kelle teed profina on kahjuks varjutanud mitmed tõsised vigastused. Kätte on jõudnud mängumehe parimad aastad ning jääme lootma, et traumad on pärast tänavust hooaega lõplikult selja taha jäetud. Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad.